Tere! Täna esimene teema, millest räägime, on siis elektrivool. Teatavasti siis voolu tugevus I oli defineeritud kui ajaühikus juhi ristlõiget läbiva laengu suurus. Kusjuures, kui tähele panete, siis ei ole mitte midagi öeldud selle juhi ristlõike pinda suuruse kohta või kuju kohta. Võib-olla näiteks väike ümmarguse ristlõikega juht või näiteks tüki suurem nelinurkse ristlõikega juht. Kui mõlemal juhul läbib siis sama suur laeng ühes ajaühikus selle ristlõike, siis on voolu tugevus sama. Samuti ei kajasta voolu tugevus iseenesest seda, kuidas on see laengute liikumine üle selle ristlõike pindala jaotanud, kas on ühtlane, ehk siis igast väiksest alamast pinnast läheb läbi võrdne voolu tugevus või siis on see voolu tugevus mingis kohas laengute kandjate liikumine suurem, teises kohas jällegi tagasihoidlikum. Nüüd, et arvesse võtta sedasama, kuidas siis see laengute liikumine üle ristlõike pindala on ruumis jaotatud, kasutatakse sellist mõistet nagu voolutihedus. Tähistatakse seda siis suure J-tähega ja ta on siis defineeritud kui voolu tugevus üle siis väikese ristlõike pindala. Ja ühikuks on siis vastavalt amprit ruutmeetrile. Seega siis väikene osa voolu tugevusest, mis läbib siis mingisugust pinda selle pinnaga ristisihis, saame lihtsalt kirja panna siis kui voolu tihedus selles punktis korrutatud siis selle pisikese pindala suurusega. Nüüd voolu tihedus ja see pind ei pruugi olla alati omavahel risti. Seega siis üldisem avaldis, mis kehtib igal juhul, ütleb seda, et vool läbi väikese pinnatükikese on siis skalaarkorrutis voolu tihedusest ja siis sellest diferentsiaalsest pindalast. Nagu te mäletate varasemast, siis diferentsiaalne pindala oli siis, või pindala vektor kujul oli defineeritud siis pindala suuruse ja selle pinna normaalvektori korrutisega ja ka pinna normaalvektori suunast rääkisime, kui jutuks oli siis Gaussi teoreem. Ja tasubki siis rõhutada, et samamoodi siis voolu tihedus on siis vektor suurus, ehk tal on ka mingi suund, mis on ära määratud siis nende laengukandjate liikumise suunaga. Nüüd, kui meil on mingisugune pind, nagu näiteks siin on meil mingi üks pind S1 või see pisikene võib olla siin mingi teine pind S2, siis kui me tahame leida nüüd voolu üle kogu selle pinna, siis praegu me oleme põhimõtteliselt kirjeldanud voolu tugevust üle pisikese osa sellest kogu pinnast, järelikult on meil jällegi tarvis siis appi võtta integraal, ehk siis kuna meil on tegemist kahemõõtmelise pinnaga, juhul see integraal ilmselgelt on pindintegraal, ehk siis üldjuhul kahekordne integraal. Alla kirjutame jällegi S-i, mis siis vihjab, et tegemist on pindintegraaliga üle mingi pinna. Millised on need reaalsed rajad, sõltub loomulikult jällegi sellest, mis kujuga see pind on. Ja jällegi siis igast sellest pisikesest panusest. Nii. Tulles veel korra laengute liikumise ja voolu tugevuse juurde, siis voolu tugevus, mida me praegu vaatame, seda nimetatakse mõnikord ka täpsustavalt siis juhtivusvoolu tiheduseks, ehk inglise keeles siis conduction current ja seega võidakse siia I-le alla kirjutada alaindeks C. Ja juhtivusvoolul võib olla põhimõtteliselt kaks sellist viisi, kuidas ta kulgeda saab. Üks on siis vabade laengukandjate liikumine vaakumis. Sellised töötavad näiteks raadiolambid, vanad elektronkiiretorud ehk kineskoobid ja moodsamatest vahenditest siis sellised asjad nagu näiteks kõikvõimalikud kiirendid, kaasa arvatud siis suurhadronite kiirendid CERNis, ehk siis on õhutühi ruum, väga kõrge vaakum, seal tekitatakse siis vabad laengud ja need vabu laengud saab siis elektriväljas kiirendada, laengud hakkavad liikuma ja põhimõtteliselt tekib siis vool, ehk mingisugune laeng läbib juhi ristlõike pindala, isegi siis, kui see juht põhimõtteliselt koosneb vaakumist.
Ja teine selline palju tavalisem igapäevasem olukord on, kui meil on tegemist siis elektrivoolu kulgemisega juhtides. Sellisel juhul juht ise koosneb siis positiivsetest aatomitest, mis paiknevad võres ja enamasti liikuda ei saa, näiteks vaskjuhtme puhul. Ja samas on seal siis vabad valentselektronid, mis saavad välise elektrivälja mõjul kergesti liikuda ja sellisel juhul kogulaeng jääb kogu aeg nulliks, sest umbes sama palju nagu on aatomi tuumi selles kristallvõres, on sama palju ka vabu elektrone, ehk siis nende kogulaeng on null, seega siis ka vooluga juhe on elektriliselt neutraalne, aga samas need laengukandjad liiguvad siis ühes kindlas suunas ja tegemist on voolutugevusega. Tulevikus tuleb meil teemaks veel kolmandat sorti voolutugevus, nimetatakse nihkevooluks, mis on tüki huvitavam asi, aga sellest räägime siis, kui aeg sinnamaani jõuab. Nii, nüüd järgmine teema, vaatame natukene lähemalt seda voolutihedust. Olgeme jällegi siis kolmemõõtmeline ruum, et oma elu lihtsaks teha, ma ei väsi rõhutamast, me saame alati valida siis endale sobiva koordinaatsüsteemi ja vaatame praegu siis sellist olukorda, kui meil siis see voolutihedus on suunatud pikki X-telge, ehk tal ei ole ei Y ega Z komponenti. Ja me võime siis jällegi oma elu lihtsamaks tegemiseks valida põhimõtteliselt mis tahes kujuga juhi ja oletame, et meil on selline nelinurkse ristlõikega elektrijuht, mis paikneb siis, eks ole, pikk X-telge või X-teljega paralleelselt. Joonistan sellest juhist välja ühe tükikese, aga te võite ette kujutada, et see kulgeb pikemalt edasi, eks ole, on tegemist näiteks mingisuguse kinnise vooluringiga, mis kuskil mujal võib ka muudes suundades liikuda. Aga siin suunas, kus meil huvi pakub, liigub ta siis ainult X-telje suunas. Nii, nüüd ilmselgelt, kui meil on tegemist juhiga, siis tähendab, et siin on mingisugused vabad laengukandjad, mis saavad liikuda. Rõhuvates juhtides on nendeks vabateks laengukandjateks elektronid ja olgu neil siis mingisugune laenguruum tihedus. Mingisugune N kulonit per kuupmeeter. Ja liiguvad nad siis X-telje suunas ja selle pisikese juhi ristlõike pindala olgu meil siis delta S. Nüüd, kui nad liiguvad mingisuguse kiirusega Vx, siis ilmselgelt mingisuguse aja delta T pärast on kogu see pointlaengud, eeldusel, et nad liiguvad kõik koos ühtlaselt, on jõudnud mingisugusele kaugusele delta X. Ja selleks, et see puntlaengud liiguks kaugusele delta X, siis ta peab, eks ole, läbi minema sellest ristlõike pindalast. Meil 100 inimest läheb ühest majast teise, nad kõik peavad läbi minema, eks ole, nende kahe maja vahel olevast uksest. Ja kui nad liiguvad ühtlase kiirusega, siis läbivad nad see usk ka, eks ole, ühtlase vahemaaga. Nüüd teatavasti voolutugevus oli defineeritud kui siis ajaühikus ristlõike pindala läbiv laeng. Ja ristlõike pindala on, eks ole, see. Kui suur on siis see laeng, mis siit läbi läheb? Me teame, et laengu ruumtihedus on meil olemas. Järelikult, kui me korrutame selle läbi pindalaga ja selle sama vahemaaga delta X, siis me saamegi kogu ruumala. See on meil põhimõtteliselt delta X, ehk siis see vahemaa, mille siis laengud liiguvad aja delta T jooksul. Ja järelikult siis see kogu laeng, või see pisikene laengukene, mis läheb nüüd läbi meie ristlõike pindala, on võrdne siis laengu ruumtihedus. Korda siis selle meie pisikese ristküliku ristlõike pindala. Kuigi see ei pruugi olla ristküliks, võiks olla ka mingi muu kujuga keha, seni kuni see ristlõike pindala on ühtlane, valem kehtib ikka kenasti. Ja korrutatuna siis läbi nüüd selle vahemaaga, mis on, eks ole, aja jooksul läbitud. Pindala ja pikkuse korrutis annab meile selle tükikese ruumala korrutatud laengu ruumtihedus annabki meile siis selle otsitava laengu. Nüüd voolutugevus I ise on siis defineeritud jällegi esialgu me kasutame lõplike suurusega laenguid ja lõplikut ajavahemikku, nii et
Viisakas oleks võrdusmärgi asemel võib-olla laineline võrdusmärk kirjutada, aga varsti läheme võrdluse peale üle, et las ta hetkel olla. Nii, ja delta Q on meil juba teada, see on siis rho V, delta S, delta X jagatud delta T-ga. Nii, ja hakkame siis nendest deltadest, mis on lõpliku pikkusega, tegema siis lõputult lühikesi vahemaid. Ehk leiame sellise piirväärtuse, kus see aeg, mida me vaatame, väheneb siis põhimõtteliselt nullile meie samast voolutugevuse valemist. Kuna see meil tegelikult võiks jällegi kirjutada siiski nii, ja kes veel keskkooli füüsikat mäletab, teatavasti delta X jagatud delta T-ga, delta T lähenemisel nullile ei ole mitte midagi muud kui siis kiirus ja antud juhul täpsemalt siis kiirus X-teele suunas ehk seesama laenguti liikumise kiirus. Ehk siis saame, et meie voolutugevus, selle ma juba märkisin siia, on siis laenguruumtihedus korda selle juhi ristlõike pindala korrutatud seesama kiiruse X komponent. Nüüd see on siis voolutugevuse valem, aga leiame järgmisena siis voolutiheduse. Voolutihedus teatavasti on siis voolutugevus jagatud siis ristlõike pindalaga. Jällegi sellises olukorras, kus siis see viimane läheneb nullile. Ja me saame leida teise piirväärtuse. Ehk siis J on siis delta I jagatud siis delta S-iga ja jällegi viimase lähenemisel siis nullile ja me näeme, et see on tegelikult võrdne siis laenguruumtihedus ja laengute liikumise kiiruse korrutis. Nüüd antud juhul on meil tegemist siis voolutiheduse, eks ole, X komponendiga, ehk kuna siis nii voolutihedus kui liikumine kulgeb pikki X telge, on meil tegemist skalaarsete suurustega. Üldjuhul võib see vool kulgeda, eks ole, mis tahes suunas. Seega siis selline laiem tulemus oleks selline voolutihedus vektorkujul, siis võrdne laenguruumtihedus korda siis laengute liikumise kiirus. Ja selle kohta tahaks tuua ühe praktilise näite. Nimelt võtame kõige tavalisema tuntuma asjana kõige tavalisem maskjuhe, mida kasutatakse siis igapäevaelus väga palju elektrivoolu juhtimiseks. Ja võtame ka täitsa realistlikud numbrid. Ütleme, et selle vaskjuhtme siis läbimõõt, diameeter olgu siis 0,64 millimeetrit, mis vastab sellisele standardile nagu American Wire Gauge 22 suurusele. Nüüd vasel on selline omadus, et valentselektronid ehk nende vabade laengukandjate tihedus toatemperatuuril ehk siis umbes +20 kraadi juures on 8,4 korda 10 astmel 28 elektroni kuupmeetri kohta. Ehk siis lihtsalt tükki kuupmeetris. Ja loodetavasti me mäletame, et ühe elektroni laeng oli circa -1,6 korda 10 astmel -19 kulonit. Nii, ja võtame ka voolutugevuse, mis on selline enam-vähem realistlik, ehk pool amprit. Selline 0,5 millimeetrine vaskjuhe umbes, mis laseb endast läbi pool amprit voolu, on niisugune igati tänapäevane tavaline ja praktiline asi. Ja üritame leida, et kui kiiresti siis need elektronid pikki seda juhet kulgevad. Jällegi, kuna meil on nüüd selleks kulgemise suunaks seal pikk juhet ja me võime selle juhtme paigutada näiteks oma meele järgi pikk X telge, siis sellisel juhul see kiirus tuleb meil skalaarse suurusena ehk siis komponent pikk juhet. Et antud juhul siis me vektoritega tegelema ei pea. Ja
kasutame siis sedasama leitud definitsiooni, et üldjuhul on siis voolutihedus ja lahingukandjate liikumise kiirus, mida ka siis juhis nimetatakse triivkiiruseks ja miks see nimi just selline on, tuleb välja siis, kui me selle kiiruse leiame. On seotud omavahelise ainult lahingute ruumtiheduse kaudu. Nüüd on meil vaja teada lahingute ruumtihedust, mis on väga lihtne. Me teame, mitu lahingut on meil kuupmeetri kohta ja me teame, kui suur on üks lahing. Kui me 2 tükki kokku korrutame, siis tulemuseks on ilmselgelt siis lahingu ruumtihedus. Nüüd täiendavalt meil vaja teada voolutihedust, aga meil on antud voolutugevus. Teatavasti voolutugevus on siis, voolutihedus tähendab, on voolutugevus jagatud ristlõike pindalaga. Vaskjuhtmes ei ole meil mingit head põhjust arvata, et alalisvool ei kulgeks kuidagi muud moodi kui ühtlaselt jaotunult. Sest nagu te mäletate, samanimelised lahingud üritavad üksteist tõukuda, seega kui nad kulgevad, nad üritavad ka hoida üksteist nii kaugele kui võimalik. Seega me võime ilmselt eeldada, et see voolu jaotus üle ristlõike pindala on ühtlane. Jällegi, kui me jõuame tulevikus pisut kaugemale, siis me näeme, et vahelduv voolu puhul see ei pea paika. Vahelduv voolu puhul eelistab vool kulgeda juhtme pinnale lähedal ja juhtme sees voolutugevus praktiliselt puudub, aga antud juhul on meil tegemist alalisvooluga, seega me eeldame, et voolutugevus on ühtlane. Nii. Ja seega seesama ristlõike pindala, mida meil tarvis on, peaks olema S, on võrdne siis selle sama juhi ristlõike pindalaga, juhe on ümmargune ja ringi pindala teatavasti on siis pi r ruut, kuna meil on antud raadiuse asemel hoopis tükis diameeter, siis raadius on teatavasti pool diameetrist ja järelikult pool diameetrist ruudus on diameeter ruudus jagatud 4. Ehk see peaks olema meil pi d ruut jagatud 4. Nii, ja nüüd on vist olemas kõik, mis on vaja. Ehk siis voolutihedus omakorda on siis lihtsalt voolutugevus jagatud juhi ristlõike pindalaga. Ja kooli matemaatikast teame, et kui meil on nimetajas murd, siis selle nimetus oleva muru nimetaja saame üles tuua omakorda jällegi lugejasse, et võime selle natuke lihtsamal kujule viia. 4 korda voolutugevus jagatud pi d ruuduga. Ja nagu ma mainisin, lahingu ruumtihedus on siis lahingute arv korda ühe lahingu suurus. Ja teen kiiresti natukene ruumi ja arvutame välja, kui suur see tulemus olla võiks. Ja liigume edasi. Ehk siis voolutihedus oli lahingu ruumtihedus korda kiirus, järelikult otsitav kiirus, voolutihedus jagatud lahingu ruumtihedusega, ehk siis 4 korda i jagatud pi d ruuduga ja omakorda jagatud läbi veel n korda e-ga. Nüüd, kuna elektronilahing on negatiivne, siis kui selle tulemuse saatest tuleb ka negatiivne, ehk siis vihjab lihtsalt sellele, et kiiruse suund on siis vastupidine voolutugevuse suunale. Miks pärast? Sellepärast, et voolutugevuse kokkuleppeline suund on, eks ole, positiivsete lahingute liikumise suund, aga meil on tegemist negatiivsete lahingutega. Aga kiiruse moodul jääb sellest hoolimata samaks, ehk siis kui kiiresti ta liigub, lihtsalt suund muutub vastupidiseks. Ja kui me selle nüüd välja arvutame, siis tulemus peaks tulema miinus 1,16 korda 10 astmel miinus 4 ja kiiruse mõõtühik teatavasti meetrit sekundis, mis siis tähendab seda, et see kiirus juhtmes on circa 0,12 millimeetrit sekundis. Et võib-olla kellegile tuleb meelde, et kunagi kas elektroonikas või kuskil koolifüüsikas on räägitud, et reaalselt siis elektronid liiguvad juhtmes kiirusega võib-olla mõni millimeeter sekundis, mis on umbes sama suurusjärk ja selleks, et saada kiirust mõni millimeeter sekundis, on meil vaja tükki suuremaid voolutugevusi. Nagu me näeme, see liikumise kiirus on võrdeline voolutugevusega, ehk mida suurema lahingu me peame ristlõike pindalast läbi suruma, seda kiiremini peab see lahing liikuma. Analoogiline veevooluga, eks ole, mida rohkem vett tahame läbi lasta toru ristlõike pindalast, seda kiiremini peab vesi voolama.
Ehk siis selleks, et saada näiteks 1 millimeeter sekundis, oleks meil vaja suurusjärk umbes 8 korda tugevamat voolu ehk umbes 4 amprit. Ehk saada siis 2 millimeetrit sekundis, oleks vaja veel 2 korda suuremat ehk circa 8 amprit voolutugevust. Jällegi ka need suurused on suhteliselt realistlikud, nii et tõepoolest päris juhtmetes siis võib see elektronide keskmine kiirus olla siis suurusjärgus kuskil mõni millimeeter sekundis. Ja seetõttu ilmselt saate ise aru, et see nimi triivkiirus on üsnagi kohane, sest tõepoolest nad hästi-hästi aeglaselt triivivad. Samas nagu te teate, et see elektromagneetiline vastastikmõju kulgeb pikki elektrijuhtmeid väga kiiresti, praktikas seal kuskil 50–80% valguse kiirusest vaakumis. Aga konkreetsete elektronide keskmine liikumiskiirus on väga tillukene. Kusjuures tuleb veel meeles pidada, et lisaks sellele suunatud liikumise kiirusele on elektronidel temperatuurist tingituna ka veel oma kiirus, mis kusjuures võib olla vabalt mitu kilomeetrit sekundis, aga see on juhuslikus suunas, nii et suurema laengu peale kõik need tasakaalustuvad välja ja järgi jääb siis see ühtlane triivliikumise kiirus.